else that you want to do. Üks. Väga hea. Ja meiega täna siis, nagu Kristjan ütles, et üks peaesineja, Jaak. Ja mulle väga meeldib Jaagu üks lahe hüüdnimi, Rahajaak. Et Rahajaak on pannud vastavad sokid, ta ütles, seal kus ta oma raha hoiab, on ju. Dollari sokid. Dollari sokid. Ja, aga sa võid natukene endast rääkida, et kes veel päris ei tea, millal sa alustasid investeerimisega täpselt. Et ma tean, et sul on pikk kogemus, aga ma ei tea täpselt, kui pikk see kogemus on näiteks. Okei. Tulge siis kõik sisse, hakkame pihta. Ma sain just kriitikat enne, tema käest, et oleks vaja rohkem asjast rääkida ja vähem niisama introid teha. Aga kui mina alustasin investeerimisega keskkooli ajal, vist 11 klass, kui Eesti Telekomi IPO oli, et andke käega märku, kes Enefit Greeni IPO-s osales. No vot, et tollel ajal siis Eesti Telekom oli midagi sarnast, et rahvaaks ja kõik koos läksid rukkist lõikama ja kõik saidki rukkise kätte, et oli hea tehing kõigile. Ja ma jõudsin selle investeeringuni läbi Seppo Saario raamatu 100 igieljast börsivihjet, et seal oli üks peatükk nende 100 börsivihje seas, kus oli kirjas, et osta, kui riik erastab. Ja oli siis lahti kirjutatud, et riik ei taha elanikele kotti pähe tõmmata, et pigem siis alati pannakse see hind natukene nii, et jääks tõusuruumi ka. Ja oli näide tehtud Telia Sonerast ja Eesti Telekom oli siis selle analoog. Aga hiljuti, kui ma käisin esinemas, siis ma avastasin, et mul tegelikult kõige esimene investeering oli veel varem. Et kui ma olin 10-aastane ja hakkasin taskuraha saama, siis minu rahapäeviku esimene sissekanne kohe oli laen emale. Et ma laenasin, mul oli 15 krooni tollal hinge taga ja panin 2/3 oma kapitalist ema laenu ilma tagatisteta ja kõigeta. Ja sain 10 krooni ja 50 senti tagasi nädal hiljem, nii et teenisin, ma arvan, see on siiamaani mul kõige suurem tootlus aasta baasil ja ka kõige riskantsem tehing, et nii suurt osa oma varadest ma pole kunagi ühtegi investeeringusse pannud. Ja selle teekonna jooksul, kuna see on olnud ikkagi päris pikk, on ju, me teame, et teekond ei lähe tegelikult alati niimoodi üles, eks ole, joones. Et seal tuleb igasuguseid sakke vahele ja igast asju juhtub on ju elus, nagu ikka. Et kas sul on mingid investeerimisvead ja suurimad õppetunnid ja võib-olla mõni hiljem ei osutunudki veaks, et mis lood sul nendega on? Ma olen alati üritanud olla seltskondades kõige noorem inimene ja nüüd on nagu huvitav, et ma arvan, nüüd ma olen just üks vanimaid rahablogijaid, et aeg kuidagi lendab kiirelt, aga ma keskkoolis käisin 2000, nii et esimesed investeeringud olid seal 99, nii et ikkagi üle 20 aasta tagasi. Ja ma mõtlesin nende vigade peale ja ma arvan, et Kristjan ja teised, kes on 10+ aastat investeerinud, nõustuvad minuga, et tegelikult kõige suuremad vead rahalises mõõtmes on need, kus sa müüsid midagi liiga vara ära. Et kui sa räägid kellegagi, kes on 10, 20, 30 aastat investeerinud, siis neil kõigil on lugu sellest the one that got away nii-öelda. Kas sa võiks nimetada mõnda? No minul ma vaatasin 2011 näiteks, ma ostsin Apple'i aktsiaid 45 tükki ja Apple'i on vahepeal siis splittinud 7 ja 3, ehk siis sellest ühest aktsiast on saanud siis 21 uut aktsiat. Ja ma vaatasin, mul jäi 206 000 eurot lauale sellega, et ma müüsin need aktsiad 2 kuud hiljem ära, sest Äripäev kirjutas, et Steve Jobsil on vähk või midagi, no mingi uudis või oli antenn katki telefonil või midagi juhtus selle Apple'iga. Ja et ma arvan, et see on üks selline suur viga. Ja teine asi, kui sa nagu räägid sellest, kuidas see teekond on kurviline olnud, et ma vahepeal sõitsin päris julge võimendusega, kuna olid sellised head ajad, laen oli odav, et siis kasutasin, ma arvan, aastaid LHV võimendust aktsiatel ja Interactive Brokersi võimendust ja siis koroonakriisis kevadel 13 ja reede oli, kui riik lukku läks. Jälle reede. Et siis too nädalavahetus oli selline, kus ma oma investeerimispõhimõtteid ja riski ümber hindasin, et ma olin võtnud päris palju laenu tuttavatelt, umbes sarnastelt üritustelt, keegi tuleb pärast kohvipausi ajal ligi, ütleb, kuule Jaak, et mul on siin 50 000, müüsid metsa, et sa ei taha
võtta, ise investeerida, maksa mulle 6%, ma ütlen, et noh, ikka tahan. Ja siis varem ma tegin neid laenulepinguid nii, et maksa siis, või tähendab, et kui on seda raha vaja, et siis kirjuta, et 3 päeva jooksul kannan tagasi. Ja enamasti need summad kõik individuaalselt olid väiksed, aga siis, kui see koroonareede oli, siis põhimõtteliselt kõik laenuandjad kirjutasid mulle 24 tunni jooksul, et nüüd nad tahavad raha tagasi. Et see oli selline huvitav hetk, kus terve maailm nagu tõmbas selle rahasüsteemist korraks igaks juhuks kontole ja siis ma sellel reedel müüsin pool oma portfellist ära, laenasin sõpradelt raha kokku, et ma tõstsin igaks juhuks esmaspäevaks mingi 300 000 kontole endale, et olin valmis siis neid põhju ostma ja siis tegelikult põhju poli ära olnud, et suutsin seal suhteliselt põhjas müüa. Ja võib-olla üks viga veel ongi see, et just aktsiaturul, et kui sa teed tehinguid nagu uudisvoo põhjal, siis sa enamasti saad just valesti pihta kõigele, et põhimõtteliselt siis sa tavaliselt müüd põhjast ja ostad tipust, et katsuda siis aktsiaturul vastupidiselt uudisvoole toimetada. Just, ära usu, mis uudistest räägitakse. Aga sa võid uskuda, see on õige, ma ei mõtle seda, aga pigem see, et see on juba hinnas sees. Et selleks hetkeks, kui tuleb uudis, et ma ei tea, no mis iganes ettevõtte kohta, et Silvanol on kõik halvasti ja võib-olla keegi võtab selle ettevõtte üle, et siis selleks hetkeks on see juba aktsia hinnas sees. Hiljaks jäänud. Aga äkki mõni selline õppetund on pigem, mis sa alguses arvasid, et oli nagu kaotus, aga pärast näiteks ei teinud midagi ja pärast vaatasid, et see on taastunud? No mõnes mõttes see sama nädalavahetus, pärast seda ma olin oluliselt ettevaatlikum laenurahaga ja ma arvan, ma olen maganud paremini ja on mõistlik olnud see. Pluss nüüd on intressid kerkinud, et ma vaatasin, et kui ma ei oleks siis seda laenuraha vähemaks tõmmanud, oleks see päris kalliks läinud. Ja teine on võib-olla, ma enne mõtlesin, et mul oli üks niisugune slaid ühel aktsiakoolitusel, et minu sellised parimad aktsiainvesteeringud, mis olid seal ligi 10-kordistunud. Seal oli 2 ettevõtted, oli LHV ja Ampler Bikes. Ja ma mõlemaid olin siis niimoodi tee peal kärpinud, et ei olnud nagu lõpuni sõitnud sellega. Ja siis ma seal rääkisin, et vaat kui halb, et Ampler oli siis 22 ja LHV oli vist, ma arvan, mingi 3 kandis. Ja täna on LHV 3,6 vist ja Ampler on alla 1, nii et võib-olla tagantjärgi tarkusena on ikkagi okei natukene raha kojuga tuua. Et mulle meeldib selline põhimõte, et sa katsud võtta oma raha tagasi, ehk siis kui sul on mingi positsioon 2-kordistunud, et siis võtad selle esimese müüd pool ära, saad oma algraha tagasi ja see on mentaalselt palju lihtsam hoida seda ülejäänud, et see on justkui kellegi teise raha või kasiino raha. Aga ma olen ikkagi sellesama LHV näite puhul, et ma tegin nii ära, müüsin pooled aktsiad maha ja siis jälle loed äripäeva ja ikka lihvisin, et mul oli alguses 25 000 aktsiat, nüüd on sellest 5 000 alles jäänud, et mingi valemiga ma olen suutnud ikkagi rohkem ära lihvida, kui see esialgne plaan oli. Nii et eks ta on niisugune tasakaalustamine, et ühelt poolt, kui sa midagi ei lihvi, siis sa oled nagu Madis Müür, kes läheb laevaga lõpuni välja. Et ma mäletan, ma müüsin Amplerit seal 8 ja 12 vahel, ta läks 24-ni vist või 23-ni, praegu on 0,9 ja siis Madis kirjutas mulle, et lolliks oled läinud või, et võitva hobuse pead ei kärbita nagu on ju. Ja siis oligi loll tunne, et 8 peal müüsid ja vaatasid, kuidas see 20 peale läks. Aga et kui sul on ikkagi, see on selline riskide halduse teema, et kui sul on 1/3 portfellist ühes aktsias, siis sa pead natukene kärpima. Ja kes pikaajaliselt investeerib, siis teil peaks juhtuma portfellis paar sellist ettevõtet, kus see üks aktsia kasvab nagu väga suureks osakaaluna. Ja sellepärast sageli eraettevõtlusest saadaksegi paremaid tulemusi kui börsile investeerides, et sa kui sul on mingi perefirma, sa seal ju ei lõika iga päev, et loed äripäevast, et Euribor tõuseb, müüd pool oma mingist perefirmast ära kohe, et sa seda ei tee, sa sõidad sellega lõpuni välja. Et ma arvan, see võib-olla niimoodi läbimõttena võiks olla siis see, et ära müü liiga palju nendest võitjatest maha, aga ära sõida ühe hobusega nagu kuristikust alla ka. Nagu ikkagi diversify. Ja sul on sa oled nii palju raamatuid juba kirjutanud, ja üks nendest on põhimõtteliselt raamat Kuidas rikkaks saada. Terve raamat. No me täna ei jõua seda siin lugeda läbi, aga mõtlesingi, kuna sa oled selle ise kirjutanud, siis sa kindlasti tead näiteks 5 soovitust, kuidas siis saada rikkaks. Ma arvan, et kõik tahavad teada. Jaa. No, ma küsin huvi pärast, kes on lugenud siis rikkaks saamise õpikut?
päris paljud. Kes veel ei ole lugenud, siis roosara.com, ostke ja toetage kirjanikke. Vaene kirjanik. Ja jääb pool Rahva Raamatu kasumist saamata. Et see on päris karm äri, et sinna pannakse 100% juurde hinnale, kui poest ostad. Aga ma natuke mõtlesin selle küsimuse peale, et mina olen nende raamatu kirjutamiste käigus siis kokku puutunud erinevate inimestega ja mulle on kirjutatud ka, et kellel on palju raha, et ma olen nagu huvist uurinud, kust see raha siis tuleb. Ja on päris huvitav, et mul on olnud üks lotovõitja, kes võitis 6,5 miljonit eurot, et see on hea võimalus. Loto, number 1. Tegelen sellega aktiivselt. Nagu mu ema alati ütles, et kui ei mängi, siis kindlasti ei võida. Jah. Siis on mul olnud paar lahutuse ohvrit või võitjat, kes on siis kapitaliseerinud selle abielu suureks rahahulgaks. Rikas mees. Ja, või naine, kuidas kunagi. Aga enamus on ikkagi olnud ettevõtjad, et ma arvan, et selline kõige, ma ei saa öelda kindlam, aga selline etteennustatavam viis on ikkagi kas ettevõtlus või siis palgatöö nii, et sa teed nagu Kristjan või nagu Katriga rääkis, et sa teadlikult üritad ikkagi oma palka iga aasta kergitada või teha mingeid lisaotsasid. Ja siis on ka variant selline justkui enda isikubrändi rahaks tegemine, et sellega sa ei saa ilmselt väga rikkaks. Nagu rahajaak. Noh, jah, nagu rahakratt ja rahakaru ja raharebane ja kõik muud tegelased. Aga see ei pea olema rahavaldkonnas, et see võib olla ka mingi lemmiklooma valdkonnas või reisivaldkonnas või kus iganes. Et ma mõtlen, kui ma ise nullist praegu hakkaks midagi tegema, et siis ma ilmselt võtaks Instagrami ette, kuna ma olen edev inimene ka, et siis seda enam. Aga teine koht on Amazoni äri, et see on minu jaoks müstika, ma sellest väga ei tea, aga kuna ma tõlgin seda rikkaks saamise õpikut inglise keelde ka, siis ma käisin seda nii-öelda esimest versiooni üle ja seal oli intervjuu 3 Amazoni ettevõtjaga, oli Alvar Räägel, ei tule teised 2 meelde, aga põhimõtteliselt võite järgi lugeda, ja nad kõik 3 alustasid seal ja tänaseks on nii, et Alvar müüs oma Amazoni firma vist mingi 2 või 3 miljoni dollariga, siis see teine poiss müüs, oli siis omakorda järgmine kõige suurem exit Eestis vist mingi 8 miljoniga ja siis Absaloni vennad olid veel need kolmandad. Nemad ei ole müünud, aga ma vaatasin, nende firma teeb seal mingi miljoneid kvartalist käivet, nii et minu jaoks nagu hästi hämmastav, et sellest valimist kõik 3 said edukaks ja mul ei olnud nagu selline valim, et ma oleks, või ma võtsin umbes lambist, kes mul oli nõus intervjuud andma. Nii et võib-olla teine asi oleks siis see, et kui ma ei oleks edev inimene, et siis ma pigem hakkaks Amazoni kohta uurima. Et see tundub mulle endale loogilisem, kui hakata näiteks mingit burgeriputkat ehitama Viljandisse, et tööd ja vaeva läheb sama palju, et edukas olla, aga ühel juhul on sul võimalus see suure raha eest, kui hästi läheb ära müüa, teisel juhul vaevalt, jah. Et sa ei ostaks seda burgeriputkat ära, mitte kindlasti. Mul sõbrad on teinud kohviku Tallinn-Tartu maanteele ja alati, kui keegi mingit toitlustusideed pakub, siis ma mõnuga saadan talle edasi selle, et nad kaotsid 150 000 eurot igaüks ja siis see sõber Andres saadab mulle alati selle GIF-pildi, kuidas ta astub, või mingi inimene astub rehaga otsa ja see reha lööb talle niimoodi, et ta ütles, et ta rohkem kunagi ühtegi kohvikusse ei pane raha. See on küll kahju tegelikult. Aga sa võtad mõnikord poliitika teemal ka sõna, et Facebookis ma ikka loen, et Riigikogu oleks võinud teha nii või naa või oleks võinud paremini teha. Et aga äkki annad neile mõne nõuande siis, et kuidas seda Eesti inimeste raha käitumise heaolu parandada või kuidagi, et äkki nad kuulevad seda pärast ja siis võtavad äkki arvesse. Ja ma läksin eelmine aasta märtsis, 1. märts pensionile justkui, et tulin aktiivselt töölt ära ja siis ma mainisin abikaasale, et ma läheks nüüd poliitikasse ja siis ta kiirelt ütles, et lapsesuid ei soovitata sinna. Aga nii et võib-olla ma neid ideid liiga tõsiselt ei võtaks, aga kuna ma teadsin, et sa küsid seda, ma korraks mõtlesin, ma sain 5 punkti kohe. Et esimene minu jaoks, kuna ma olen nagu pigem ettevõtliku meelelaadiga, et mul endal tunduks nii palju loogilisem, et riik üritaks rohkem raha teenida, mitte nagu rohkem maksustada, et see maksustamine, eriti kui on majanduslangus tulemas. Just nagu praegu, eks ole, et sul maksustamine. Sul on näljas kana on ju ja sa pigistad tal veel nagu mingit, või okei, mitte kana, vaid lehm on see, kes piima annab on ju.
näljas lehmalt üritad veel udarast midagi välja tõmmata nagu. Et No Eesti inimesed motiveerid teda sellega, et maksud tõusevad, on ju. Ehk siis ma mõtleks, kuidas uut tulu saada ja noh, üks, mis mulle kohe pähe tuli, oli see e-residentsus ja kogu see nii-öelda meie interneti-ime, mis paljudes riikides, ma arvan, paljud ikkagi ei tea. Ja minu jaoks on nagu mega üllatus, et Eesti otsustas Expol mitte osaneda, mis Jaapanist tuleb. Et me käisime poja isaga seal Dubai Expol, see on nagu mega äge üritus, seal käib metsikult rahvast, seal oligi see Eesti nii-öelda e-residentsuse boks, on ju. Et no ma ei saa sellest aru, et me ostame mingid mürske või tanke selle asemel, et teha siis sinna Expole oma see putka, on ju. Et minu meelest seda me peaks nagu oluliselt rahastama ja promoma. Siis Eesti riik saab 3,6% laenu 10 aastaks, et ma võtaks seda nii palju kui vähegi antasse ja siis laseks mingid uudised, et meil on siin kahtlane riik ja Venemaa ääres toimetame ja võib-olla veel Venemaa midagi korraldab Narvas ja siis selle peale võla hind kukub kõvasti, ehk sa saad poole hinnaga tagasi osta selle. Selline teeniksime õhust metsiku papi ja keegi ei peaks makse maksma. Ja kolmandaks, meil Kaja Kallas tundub mulle rohkem nagu selline välisminister või isegi nagu Eesti liigast välja kasvanud, on ju, et ta rohkem toimetab välismaal kui kodumaal. Et me võiks NATO-le selle idee ära müüa, et minu jaoks on see hästi jabur, et NATO on ju nagu riikide plokk, on ju, ja iga riik peab ise just oma seda piiri kaitsma ja meie piir on Venemaaga, on ju, Portugali piir on, ma ei tea, Hispaaniaga, et ei tundu ju pole loogiline. probleeme. Ja, et me hoiame mingit, Portugal paneb oma kaitse-eelarve siis kuhugi Hispaania piiri kaitsmiseks. Et see oleks minu jaoks sama, kui Eesti ütleks, et vaadake, et Hiiumaa ja Mulgimaa on suht kaugel Vene piirist, on ju, et me nagu ei tahaks maksta, et aga see Ida-Virumaa, las nemad investeerivad, on ju. Et minu jaoks on nii jabur ja ma Kaja Kallasena siis, kuna tema on kõva tädi, kes suhtleb nende kõvade otsustajatega, et müüks selle idee ära, et NATO ikkagi võiks nagu ühisena seda eelarvet vaadata ja Portugal, Hispaania, Prantsusmaa võiks ka Vene piiri rahastada, mitte meie ei pea hambad ristis oma 3% kangutama. Ja sellega seoses ma ei ostaks praegu relvi, et praegu relvade ostmine on sama, mis oli eelmine talv gaasi ostmine, et sa ostad nagu kõigi aegade kõige kõrgema hinnaga, siis kui kõik teised seda ostavad. Et ma arvan, et relvi võib osta aasta või 2 pärast, on ka väga okei. Ja siis neid punkte palun mitte avalikult siis kajastada, aga me ei ütle kellegile. Et ma ikkagi kanepi legaliseeriks ära ja mul oli kunagi postitus Äripäevas, et see ei pea otseselt Naissaar olema, aga lihtsalt Naissaare nimi on nii äge, et ma teeks sellise Põhjamaade kasiino ja sellise patusaare, kus oleks siis saarel oleks kõik. Ei ole nagu Virgin Islands, vaid nagu Women's vastupidi. Island on selle nimi minu meelest inglise keeles. Aga ühesõnaga, mõelge oma rikutuse tasemel, aga ühesõnaga oleks selline üks koht, mis on kontrollitud environment, nagu midagi Las Vegase ja Bangkoki vahepealset. Ja see oleks kõvasti maksustatud ja kui sa sinna lähed, siis kui sa astud, seal on kõva piiripunkt, on ju, et sa ei või midagi välja viia, aga et seal koha peal võid funnida nagu. Ja kogu see Põhjamaade raha, mis muidu läheb kuhugi Bangkoki, ehk siis sinna saarele. Aga ma sain väga halba tagasisidet sellele idee. Mis teie arvate sellisest saarest? Et idee on nagu see, et kõik need pahed ju nagunii on kuskil, on ju, et ega see ei tähenda, et seda ei oleks, aga seda ei maksustata ja see on nagu kahtlane ka, et sa ei tea, mis sa selle tänaval pahet ostes saad, nii et siuksed ideed olid mul. Aga ma poliitikasse ei plaani minna. Ei plaani minna, no selge. Ja sinu portfelli olukord praegu, et praegu turu olukorras, kus sa siis oma tänased kus sa oled varaklassides seal ümber liikunud ja miks? Jaa, mul on dollari sokid, nii et mul on dollaris ja siis mul on karusärk karupildiga, et ma olen natuke karune ka. Ma just enne mõtlesin, kui Kristjan sai selle auhinna, et meil on see huvitav olukord, et minu meelest, kui ei oleks ta rahatarkust, siis oleks börsiaktsiad palju rohkem langenud Baltikumis ja Tallinnas. Et kui mina olen oma positsioone müünud, siis ma sain trahvi LHV-lt eelmine kuu, et oli liiga palju tehinguid. Et varem oli nii, et kõik müüsid ja aktsiad kukkusid. Nüüd on nii, et sa paned müügitehingu üles ja neid ostetakse sult 1, 2, 5 ja 10 kaupa ära. Ehk siis kõik need uued investorid nokivad neid aktsiaid sealt kokku ja minu meelest on praegu selline huvitav olukord, et nagu vanad investorid mõtlevad, et see suur laks tuleb, et kõik need uued investorid peavad ka selle kooliraha kätte saama ja nii-öelda ikkagi paanikas müüma.
ja selle vastuargument on see, et neid uusi investoreid on nii palju, neil on nii palju seda ostujõudu, et nad ostavadki kõik kukkumised ära, et meil ei tulegi sellist kukkumist sama kinnisvaras, nii et raske öelda, kumb õige on, aga et mina ise olen jah natukene lihtsalt vaadanud seda, et kui ma saan Coopi hoiuselt 5% ja Enefit Greeni dividend on 3% või 4%, et siis see Coop on nagu ka päris atraktiivne pakkumine. Ja siis kuna laenuintressid on nii kõrged, et siis ma olen elus esimest korda ostsin auto ilma liisinguta näiteks, et tundub okei mitte laenu enam nii palju kasutada, et see 10 aastat oli väga äge aeg, kui kõik võitsid, kes laenu kasutasid. Ja sa oled lugenud sellise raamatu läbi kindlasti Die with Zero. Ja ma ei tea, võib-olla keegi veel on lugenud. Teate seda raamatut? Die with Zero? Ma ei teagi, mis keeles ta on. Ja väljakutse Äripäev või Kristi, kumb enne jõuab kirjastada. Die with Zero. Ruttu. No põhimõte on selles, et sa kulutad ikkagi oma raha ära nagu lõpuks, et sa, mis sa ikka seda surnuna nagu ei saa midagi sellega teha. Et kuidas sind see on mõjutanud siis? Ja ma räägin sellel teemal investeerimisfestivalil suvel ka, aga see oli selles mõttes huvitav, et see raamat mind esimest korda sundis mõtlema, et miks ma üldse investeerin, et enne ka eelkõnelejad mainisid, et see on oluline küsimus, et miks investeerida. Ja et minu suur eeskuju ja nagu iidol mõnes mõttes on Warren Buffett ja tema on huvitav näide sellest, et tema see net worth on ju seal 100 miljardit, ta on teise 100 miljardit ära andnud, aga ta pole kunagi elus ühtegi seda Berkshire Hathaway aktsiat müünud, mida ta on üles ehitanud. Nii et ta sisuliselt ei saanud ise sellest sentigi, et kogu see raha lihtsalt, mis tema elutöö on olnud, 80 aastat investeerimist, on mõnes mõttes nagu siis läbi jooksnud, et kõik oma tarbimiskulud on ta mujalt rahastanud siis kas oma palgast või mingitest muudest investeeringutest. Ja et siis mõnes mõttes tekib küsimus, et mis selle kõige mõte on, et sa võtad siis, näed hullu vaeva, tõstad selle raha kuskil kokku ja siis annad selle omakorda Bill Gatesi fondile, kes selle uuesti laiali jagab, et oleks võinud siis ju kohe selle raha sinna laiali jagada. Ja teine mõte seal raamatus on siis see, et ajal on ka erinev väärtus erinevas vanuses ja et sa peaksid natukene oma elutsüklit planeerima mitte ainult raha mõttes, aga just oma nagu vitaalsuse ja huvide mõttes. Et mul tuleb oma vanaisa meelde, et mõnes mõttes on niisugune paradoks, et elus on 3 ressurssi, on aeg, raha ja siis selline tahtmine või energia või tervis, sõnastage, kuidas tahate. Ja tavaliselt, kui me alustame, siis on sul on seda tahtmist ja sul on aega ja sul ei ole raha, on ju. Et siis on tegelikult väga okei käia häälega kuskil Euroopas reisimas, et magad telgis ja nii edasi. Et ma ise keskkooli ajal käisin, oli väga äge. Ja kui sa selle tegemata jätad, siis sa kahetsed, sest sa ei saa nagu minna 40 aastaselt lastega hääle, või saad, aga sa ei naudi seda. Väga ebamugav on. Ja siis sa jõuad sinna, kus sul on, umbes mina olen 41 praegu, on ju, et enamasti selles vanuses tuleb selline aeg, et sul on veel tahtmist ja sul on juba raha, aga sul ei ole aega eriti, et kui mina tahan kuhugi reisile minna, siis mul on lastel mingid jalgpallivõistlused ja kui ma üksi lähen, siis on jällegi pinged peres ja nii edasi, nii et sul on see aja see mure. Ja siis, kui sa jõuad pensionikka, siis ma mõtlen oma vanaisa peale, kellel on nagu nii aega on nagu tundub, et mõnes mõttes jällegi ei ole, aga on palju käes ja ressurssi ka iseenesest on, aga ei ole tahtmist, et mul on raske teda saada sealt Elva majast 2 tänavat edasi oma emale külla, et see tundub juba liiga suur siuke rutiini muutus, on ju. Ja see raamat siis räägibki sellest, et sa peaks seda nagu juba ette ennustama, et inimesed kujutavad ette, et nad terve elu nagu säästavad, möllavad ja siis pensionärina lükkavad jalaga ukse lahti ja hakkavad langevari hüppe tegema. Ja lähed reisima ja ma ei tea, pisatorni juurde ja tegelikult ei viitsi pärast, on ju. Ja et seal siis peaks natukene mõtlema ja sealt siukene natukene omapärane või millega ma iseenesest väga nõus ei ole, on see, et selle teooria järgi on väga okei nagu nooruses laenuga rahastada oma seiklusi, aga mulle tundub, et pigem nagu nooruses see rahagi polegi nii tähtis. Ja sa saad muud moodi, energia pealt saad ikka kõik asju teha. Ja samal ajal jällegi elu lõpus muutub ka raha tähtsusetuks, et inimesed, mis seal oli ka üks näide, et Ameerikas inimeste viimane eluaasta, nad kulutavad sama palju raha kui terve ülejäänud eluga kokku, lihtsalt sellepärast, et see elus hoidmine on meditsiinis mega kallis. Et siis võib-olla on okei nagu
aasta varem surra, aga selle eest nagu nooruses rohkem kulutada, et see oli see idee seal. Hästi positiivne note. Sureme varem. Ei, aga selles mõttes on meil Eestis hästi, et meie ei maksa meditsiini eest nii nagu usakad, et selles mõttes vanast peast. See tuleb meie sotsiaalmaksust küll siis. Seal maksame ühesõnaga varem. Aga siis, et milline sinu tavaline päev on, et sa oled täna finantsvaba, mis sa siis selle vabadusega siin peale oled hakanud? No, selles mõttes jällegi ma vaatan oma iidoli Warren Buffetti poole, et tema on ju ka põhimõtteliselt vist 15. ja 16. aastast finantsvaba olnud, aga ikka minu meelest 6:30 on kontoris ja toimetab, et kui sulle meeldib see, mis sa teed, et siis see raha ei ole nagu seal väga primaarne, ja see investeerimine iseenesest on selline põnev mäng, et minule iseenesest meeldibki katsuda leida mingeid ideid ja siis ideaalis selle ideega raha teenida. Aga päevakava on mul nii, et kuna mul üks laps on selline, kes ei lähe õhtul magama ja teine laps on jällegi see, kes ei lähe õhtul magama, see hommikul tahab kaua magada ja teine laps, kes õhtul jääb kohe magama, on hommikul kell 6 üleval, et siis mina saan mõlemal poolel pihta, et ei saa õhtul magama minna ja peab hommikul vara ärkama, et siis me 6:30 ikkagi ärkame, viime lapst lasteaeda ja siis mul see pensionipõli kestis 4 kuud, siis ma läksin uuesti tööle, et ma nüüd töötan lausa 2 kohal, et ma töötan enda ettevõttes, siis ma töötan Scandium kinnisvaras investorsuhete juhina, et siis ma seal pakun erinevaid laenuvõimalusi investoritele ja modelleerin meie mingeid numbreid ja siis katsun rattaga sõitmas käia ja mis mulle meeldib selle finantsvabaduse, aga see otseselt tegelikult ei ole ka sõltuvalt ainult rahast, et ma olen niimoodi tegelikult ülikooli ajast käitunud, et mulle meeldib oma aja peremees olla, et ma käisin USA-s raamatuid müümas ka sellepärast, et ma olin nõus nagu suvel orjama, et me seal praegu müüvad tudengid on ju, mingi 14 tundi päevas oli töö ja 6 päeva nädalas, et põhimõtteliselt ma andsin suve ära, aga vastutasuks ma sain siis 9 kuud aastas elada oma graafiku järgi. Ja ma ei olnud sellel hetkel nagu finantsvaba, aga lihtsalt ma teenisin suvel piisavalt, ja tudengina kulusid väga ei olnud. Et ma arvan, et sa ei pea ootama seda mingit müstilist finantsvabaduse hetke, et pigem juba hakata praegu sättima nii, et sul on rohkem paindlikkust ja kogu see COVID-i asi hästi mõjus sellele, et ma arvan, et sa saad töötada kodus või saarel või kuskil eemal. Paljud töökohad on sellised. Just, minu meelest ka, et saate Viljandis ka elada või väikses külas, mina teen reklaamiagentuuri Soe külas läbi arvuti, et väga mõnus ja selleks ei pea isegi raha olema. Et ikka saab teha midagi. No ja tegelikult meil on küsimuste aeg põhimõtteliselt, et kui kellelgi on veel mingeid mõtteid, küsimusi, Sander. Tere, mina Riin, Instagramis toimetan Investeriinu nimel. Mul on küsimus pensionisüsteemi kohta. Eesti rahvastikupüramiid on niisuguse väga hapra varrega seenekujuline ja Kristjani ühest Facebooki postitusest ma lugesin, et aastaks 2040 meil on ühe pensionäri kohta üks makse maksev töötav täiskasvanu. Et kui saaks ideaalses maailmas seda probleemi lahendada, siis Jaak, kuidas sa seda teeksid? Mul oli ka idee, ma kirjutasin sellest äripäeva, et tuleks panna suured reklaampostrid Ukrainasse, et tulge Eestisse elama. Et meil on võimalus, mina näen seda iibe probleemi lahendada 2 varianti, et kas kõik Eesti naised hakkavad järsku sünnitama, mis ei tundu reaalne. Pigem, ja seda enam juba hiljaks jäädud sellega, et need, kes oleks pidanud sünnitama, juba enam ei saa nii hästi. Ja sest see, kuna mul isa töötab inimgeograafias, siis me oleme kõvasti rääkinud selle teema, et see on selline asi, mida sa ei saa enam muuta hästi, et kui see põlvkond on läinud, siis ta on läinud. Aga et see Ukraina sõda nagu egoistlikult vaadates andis meile selle võimaluse, et me saame sisse tuua lastega peresid, kes on nagu selles mõttes sobivad siia hästi, et nad ei ole kuskilt päris teisest kultuuriruumist, on ju. No see on ka variant, kust on lihtne tuua siia inimesi. Ja nad minu meelest on nagu pigem meie riigi truud, on ju, et meil ei ole seda hirmu. Jah, ühesõnaga minust saaks hea variant ja teha kõik, mis võimalik, et neile siin meeldiks ja nad lapsed õpivad eesti keel ära ja ongi korras. Kui see ei sobi, siis on variant robootika või AI, on ju, et tulevikus on siis nii, et ei olegi neid töötajaid nii palju.
seal mul on lihtsalt raske näha, et kuidas see raha selle lihtsa inimeseni jõuab, et see pigem läheb sinna Nvidia kaukasse ja see on ka üks põhjus, miks minu meelest hästi oluline olla investor, et sa tahad saada osa sellest progressist, et kui sina oled palgatöötaja, siis see tehnoloogiline progress võib sust mööda minna, et kui sa oled ikkagi kas või SP500 indeksisse investeerinud, siis on parem. Ja ma arvan, et päris paljud inimesed käivad elu lõpuni tööl. Mul näiteks just, kuna ma olin öö oma vanemate juures, mul ema 5 aastat juba iga aasta ütleb, et ma järgmine aasta teen viimase aasta, ta on õpetaja. Siis, ma ei tea, õpetajatel palk tõusis jälle. Teen 1 aasta veel ikka seda. Mul on sama. Ma lähen ikka veel. Ja tegelikult on ju normaalne, et siis, kui pensionisüsteem tuli, me töötasimegi mingi ränkrasket tööd, ma ei tea, hoopis teine elu oli, et tänapäeval mul isa on 75, minu meelest ka peaks tegelikult tööle minema, aga istub kodus ja teeb Postimehes kommentaare, et inimesed suudavad kauem töötada. Aga jah, et seda mingit riiklikku toetuse, see nagu matemaatiliselt ei mängi enam ammu välja. Sama on haigekassaga ka, et korra käis läbi, et meie ei pea maksma oma ravimite eest, aga ma ise näen, et see muutub selliseks, et sul on valida, et kas sa saad kehva meditsiini asja tasuta või sa saad head meditsiini asja tasuliselt ja see läheb nagu ebavõrdsemaks järjest kahjuks. Just, ja veel, ärge olge eestlased, nagu meile siin öeldi, et ega see tagasihoidlikkus ei ole siin voorus ja eriti ettevõtjate poolt, et kui te ennast ei reklaami või lärmi ei tee, siis keegi ei näe teid. Oh dear, Karu. Aitäh, Jaaka. Ma kuulasin siin ja sa rääkisid isegi karudest juttu. Tore, et sul on ja see küsimus on, et te kõik, ma arvan, saalis olete näinud, et meil on metsas nii palju pruunkarusid. Et miks neid nii palju on? Et meil on ühiskonnas üks kultuurisündmus, mis neid tekitab. Et teate, mis kultuurisündmus see on? Kultuurisündmus? Jah, see on siuke pop asjad, ka üks selline, ka siuke prillide taga pugenenud inimene seda ka veljeleb. No muidugi see lämin räpla. Sellepärast on neid nii palju. Ja teine küsimus on ka, et ega Karu sellest aasta otsa teab investeerimisest. Ja siis ta tegi omal ühe siukse indeksi. Ja seal on ka 3 asja. On see SP500 või Spiders. Ja siis on muidugi see Berkshire Hathaway ja muidugi Bitcoin. Ja minu küsimus on see, et 10 juuni või kunagi 11 juuni oli see esimene mulgirahatarkuse õhtu. Ja kumb on rohkem tõusnud, kas SPY või Berkshire Hathaway aastases lõikes? Aha, kas sa peast tead graafikuid? Ma peast ei tea. Ma tean, et Berkshire Hathaway'l on nagu eesmärk SPY'st olla 1-2% aastas pikas perspektiivis parem. Ja et mul oli mõlemas positsioon, aga ma selle SPY, kuna see oli mul justkui seal Ameerika pensionifondis, et siis ma kobinaga pooleks sain ta tipus müüdud. Ja mulle endale meeldib see Berkshire Hathaway lihtsalt sellepärast rohkem, et lühidalt raske. Ühesõnaga, seal on võimendust rohkem sees ja võib-olla ta on natukene selline, pigem võidab siis, kui on majanduslanguse aeg, et nemad erinevalt sellest SPY indeksist hoiavad kuskil 5% ettevõtte varadest rahas ja on valmis siis ostma või andma karmi tingimusega laenu, kui rasked ajad on. Ja mul on tunne, et seda üksikut ettevõtet on kuidagi lihtsam fännata ka, et sa saad panna endale selle Berkshire Hathaway mütsi pähe ja käia seal koosolekul. Ja sa käisid ju USA-s. Ja ma käisin ka, et oligi äge. Ja seal näed põlvkondade 5 inimesi, et USA-s on tavapärane, et kui keegi müüb oma perefirma ära, et siis paneb selle raha sinna ja seal oli lugu ühest Kansase ehitusmehest, kellel oli väike ehitusfirma, müüs selle ära ja pani sinna Berkshire Hathaway aktsiasse ja nüüd on esimene sealt väikesest Kansase linnast miljardär, kes sai siis läbi selle miljardäriks, et oma 10 või 20 miljonilise businessi sinna pani. Aga see Kristi Saare minu meelest on hästi öelnud, et see kas SP500 või maailmaindeks võiks olla selline nii-öelda vaikimisi meetod, kuidas alustada investeerimist, et kui sul endal mingit paremat mõtet ei ole, siis selline vaikimisi idee on see, et keskendu oma säästumäära tõstmisele ja suuna raha sinna.
et tegelikult see rikkus ju koosneb 3 komponendist, kui kaua sa investeerid, kui palju raha sa sinna ise paned ja mis tootlust sa saad. Ja kõige suurema mõju annab see, kui palju raha sa sinna ise sisse paned. Kõige paremini saad kontrollida, kuna sa alustad, on ju, et hakka eile pihta juba. Ja siis see tootlus on, ma arvan, kõige kahtlasem, et seda me kõik üritame siin sebimisega teha, aga mida rohkem sa riskid ja sebid, siis sellepärast mulle hästi investeerimine meeldib ka, et see on üks vähestest valdkondadest, kus ei ole korrelatsiooni sebimise ja tulemuse vahel. Et sageli parimad investeeringud on sellised, kus sa mitte midagi ei tee 10 aastat. Et ma ei tea ühtegi teist valdkonda, kus sa kõige rohkem saad siis raha, kui sa midagi ei tee. Ootamise eest. Et laiskadele inimestele väga sobib see valdkond. Väga äge. Veel on kellegil. Tere, Jaak. Tõuse püsti. Väga hea. Minu nimi Sven siis. Mina küsiks sinu käest selliselt, et kas sina näed, et sellise Euribori tõstmise ja inflatsiooni langusega on võimalik? Ehk kogu seda rahatrükki arvestades, kas sa näed, et sellega saab inflatsiooni alla? Jah, ma arvan, et inflatsioon juba ongi all, et meil tegelikult on deflatsioon juba käsil, et see sõltub, kuidas seda mõõta. Ja kogu see inflatsiooni teema on selles mõttes nagu naljakas, et see sõltub ju nii palju tegelikult indiviidist. Et mina läksin elektriautole üle ja mul on nagu valus deflatsioon, et enne mul läks nii palju raha bensiini peale, nüüd mul ei lähe sisuliselt midagi, et laen siis, kui elekter on negatiivne või öösel siis, kui on odav. Aga seal on alati see küsimus, et sul on valida, kas tuleb suurem majanduslangus ja deflatsioon ja tegelikult keskpangad seda deflatsiooni tahavad veel vähem kui inflatsiooni. Ja ma nägin ägedat graafikut, minu meelest dividendiinvestor jagas seda, et tegelikult Euroopa Keskpanga eesmärk on 2% inflatsioon. Ja kui sa võtad kogu selle pika perioodi, mis nad on toimetanud, nad olid hästi pikalt seal alla 2, kuskil 0 kandis on ju, ja nüüd on olnud seal 10-15 kandis. Aga keskmine ongi neil 2, et nad on tegelikult väga hästi toimetanud, et lihtsalt ei ole suutnud seda stabiilselt hoida, vaid on 0-0-0 ja siis 20. Aga et kui vaatad nagu sisendtoorained, energia on palju odavamaks läinud, väetised, toidu, põhimõtteliselt kõik peale palkad on läinud odavamaks. Ja ma arvan, et palgad tulevad ka hoolimata Kristi agitatsioonist ikkagi mingi hetk allapoole, et sul on valida, kas me nii-öelda kärbime palku või vähendame inimesi. Ja selle võib-olla ainuke vastuargument on see, et meil on seesama iibest tulenev inimeste puudus kogu maailmas, mitte ainult Eestis. Minust Elon Musk on öelnud, et see on suurem probleem, kui see maailma kliima soojenemine on see, et kõik arvavad, et suurim probleem on see, et meil on liiga palju inimesi, aga probleem on see, et meil on liiga vähe inimesi ja et paari sajandi pärast on meile 8 miljardist mingi mõned miljardid alles sain. Siis ma küsiks ühe provotseeriva küsimuse, et kui praegu anda sulle sularahapaks, siis sa müüksid oma portfelli maha? Mille ma maha müüks? Portfelli. Et kohe välja selle nagu hinnaga, mis praegu börsil on või? Ei, pigem vist ei müüks. Jah. Sõltub selles mõttes, et ei müüks pigem. Et mul on raske neid tagasi osta selle hinnaga, sellepärast, et seal oleks jälle palju tehinguid ja LHV väänab trahvi jälle kaela. Vaatab jälle liiga palju. Aga kuhu valdkonda sa vaataksid tulevikus, kui see raha oleks nüüd? No ma näiteks enne oma esinemist käisin Vetsus ja Vetsus ostsin Roundtowni aktsiaid. Et ma enamus tehingut teen Vetsus. Et Roundtown on selline põnev koht, kuhu vaadata, et on teisi veel sellised, aga nad on põhimõtteliselt sellised suured Saksa kinnisvarafondid, midagi nagu Eften ja Baltic Horizoni laadset, kes on nagu hästi kõvasti kukkunud selle tõttu, et intressid on kiirelt tõusnud. Et see aktsia kukkus minu meelest kuskilt 10 pealt alla 1 ja nüüd on ta sealt noka üle 1 saanud. Ja soovitusi nagu ei saa anda, aga mul on selline tunne, et juhul kui ta nagu pankrot ei lähe, ta ei tohiks minna, sest need laenud on pikalt ajastatud, et siis ta võib vabalt 4 või 5 kordistuda, aga kõige hullem, mis saab juhtuda, on see, et ta läheb nulli. Kuigi ma panin Instasse polli üles ja 14% ütles, et ta kukub miinusesse, nii et esimene aktsia, mis saab ka negatiivseks minna. Et ta on tõesti nii räigelt kukkunud, aga praktikas ikkagi aktsia kunagi miinusesse ei lähe, nii et sul on võimalik kaotus on siis nii-öelda $1 või €1, aga võimalik võit võiks olla seal 2, 3, 4 eurot. Et sellised investeeringud mulle meeldivad
ja mis ma olen nüüd teinud teisiti, mis ma olen õppinud ajaloost, on see, et kui varem, keegi kunagi põhjale pihta ei saa, on ju, et see põhi käib nagu, siis kui sa ostad kukkuvalt nuga, et see on kogu aeg selline tunne, et nüüd on põhi, nüüd on põhi, nüüd on põhi. No palun, nüüd võiks olla põhi, on ju. Ühesõnaga, seda ei tea keegi. Seda ei tea millal keegi. osta, et ja niimoodi mulle on meeldinud osta, et ma ostan seda kukkuvat nuga, aga mul siiamaani on alati see, et kui ta tõusma hakkab, siis ma enam ei osta, et väga emotsionaalselt raske on osta nüüd nagu kallima hinna pealt. Ja ma olen lihtsalt õppinud ja sundinud ennast ostma nagu tõusvat aktsiat ka uuesti. Ja see on tegelikult palju kindlam, sellepärast, et näiteks Meta oli mul üks aktsia niimoodi portfellis, et kui ta seal 90 peal ära käis ja mulle ta iseenesest pikaajaliselt meeldis, et siis ma lihtsalt tegin nii, et põhimõtteliselt nii kaua, kuni ta püsib ülalpool 100, nii kaua ma ei müü nüüd olema seda aktsiat, pigem ostan juurde tõusul. Et ma arvan, et see võiks olla üks selline. No väga hea, et meil on küsimuste voor läbi ja praegu väikene... Aitäh sulle! Aitäh sulle!